Seesama Staapli 10 maja siin paikneb vahetult meie kõige esimese rajatud Uuselamu kvartali, Staapli kvartali kõrval ja seetõttu see oli selliseks loogiliseks jätkuks või isegi üheaegselt tegemiseks meie esimesele Uuselamu kvartalile. Võib-olla siin sellised keerukused tekkisid ka eelkõige paberimajanduse ja ehituslubade poole pealt, aga õnneks kõik said siin ka ehitaja ja projekteerija kaasabil lahendatud selliselt, et need autentsed nii-öelda väärtused, mis tegelikult on ju hindamatud, need sai säilitatud ja sellised ametkondlikud takistused said ületatud. Vana säilitamine siin moones oli selles mõttes jällegi lihtne, et seda oli selgelt eristatav sellest nõukogudeaegsest kihistust ja mis oli juhtunud, oli see, et need nõukogudeaegsed konstruktsioonid olid kas hävinud või väga heas korras ja ikkagi veel toimivad. Ja neid toimivaid osi siis prooviti siin niimoodi ilusti eksponeerida ja näidata, et nii fassaadil kui siseruumides on siin niisuguseid detaile alles jäetud, mis siis iseloomustavad jällegi selle laevaremonditehas number 7 lugu. Siin on suured kaaravad, väiksed kaaravad, keskmised kaaravad ja ka kandilisi aknaid, et kõige selle koos toimima panemine koos muinsuskaitsega võttis peaaegu pool aastat ja lõpptulemuseks on see, et muinsuskaitse hindas ka seda nii kõrgelt kõike, mis me tegime, et nimetas aastapreemiate kandidaadiks. Ehitajaga, kellega meil selleks ajaks olid juba sellised positiivsed kogemused eelmiste objektidega olemas, sujus koostöö, võib juba öelda traditsiooni kohaselt hästi, kõik probleemid said üks partneri abiga meeldivalt lahendatud ja täna võib öelda, et kõik on rahul.